Armsad kaasteelised rahupäevas. Täna avame piibli tekstiga tänase uurimise Matteuse evangeeliumi 15. peatükist ja 32. salmist kuni 39. salmini. Ja edasi lähen 16. peatükki 5. salmist kuni 12. salmini. Aga Jeesus kutsus oma jüngrid enese juurde ja ütles, mul on rahvast hale, sest nad on juba 3 päeva minu juures viibinud ja neil ei ole midagi süüa. Ma ei taha neid söömata ära lasta, et nad teel ei nõrkeks. Jüngrid vastasid talle, aga kust me siin kõrbes nõnda palju leiba võtame, et nii suure rahva hulga kõhud saaksid täis. Jeesus ütles neile, mitu leiba teil on? Nemad ütlesid 7 ja mõned kalakesed. Ja ta käskis rahva hulgal maha istuda, võttis need 7 leiba ja kalad ning tänades murdis ja andis jüngrite kätte, jüngrid aga rahva kätte. Ja nad kõik sõid ja sõid kõhud täis ja ülejäänud palakesi korjati 7 korvitäit. Sööjaid oli aga 4000 meest, peale selle veel naised ja lapsed. Ja kui Jeesus oli lasknud rahva hulgad ära minna, astus ta paati ja tuli Magadani piirkonda. Ja vastast kaldale minekul olid jüngrid unustanud leiba kaasa võtta ja Jeesus ütles neile, vaadake ette ja hoiduge variseride ja saduseride haputaignast. Ent nemad arutlesid endamisi, see ongi see, et me ei võtnud leiba kaasa. Jeesus aga ütles seda märgates, mis te arutlete endamisi, te nõdrausulised, et teil ei ole leiba. Kas te ikka veel ei mõista? Kas teil ei ole meeles need 5 leiba 5000 ja mitu korvitäite saite? Ja need 7 leiba 4000 ja mitu korvitäite saite? Kuidas te siis ei mõista, et ma teile ei öelnud leibade kohta hoiduge variseride ja saduseride haputaignast? Siis nad mõistsid, et ta ei käskinud hoiduda leiva haputaignast, vaid variseride ja saduseride õpetusest. Mõned aastad tagasi oli minu elus selline olukord, kus inimene, kes lähenes kogudusele, suhteliselt haritud inimene, veetis aega ka meie hingamispäeva koolis ja koguduse juures ja ütles mulle sellise lause, et teie inimesed ei oska õppida. Ja ma pean tunnistama, et see on vaevanud mind aastaid, see mõte. Sest see on väga tõsine lause ja oluline on ju, kui inimesed meile lähenevad, kuidas nad tunnevad ennast koguduses. Ja kui keegi ütleb meie kohta, et me ei oska õppida, siis on see sisuliselt kogudusele katastroof. Koguduse mõte kaob ära, vähemalt sellise koguduse mõte, nagu meie oleme. Kui inimene tuleb väljast, vaatab meie omavahelist olemist ja ütleb, et siin ei oska inimesed õppida. Miks ma ütlen, et see on katastroof? No, kui lugeda meie koguduse sisu ja eesmärki, siis ilmselt see toetub Matteuse evangeeliumi lõpu osa tekstidele, kus Jeesus ütleb, et minge kõike maailma ja tehke jüngriteks kõik rahvad. Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile, minul on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud. Ja vaata, ma olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Need salmid olid siis Matteuse evangeeliumi 28. peatüki viimased salmid. Ja
miks ma ütlesin, et katastroof? Minge ja tehke kõik jüngriteks. Jünger on ju õpilane. Ja kui me kutsume inimesi eneste juurde ja nad tajuvad, et me ise ei oska olla õpilased, kuidas me saame kellestki teha õpilasi? Nii et kui me midagi õpime ja keegi kõrvalt vaatab, siis ta peaks tajuma, et need on rohkem õpilased, kui kuskil mujal keegi on selles maailmas. Ja need 2 lugu, mille ma lugesin, natukene annavad õppeprotsessist sellist vihjet. Esimeses ei ole väga viga, sest see on teine lugu juba. Eelnevalt toideti 5000 inimest. Ja minu meelest jüngrid on siin väga heas õpilase ehk jüngri seisuses. Lugu algas nii, aga Jeesus kutsus oma jüngrid enese juurde ja ütles, mul on rahvast hale, sest nad on juba 3 päeva minu juures viibinud ja neil ei ole midagi süüa. Ma ei taha neid söömata ära lasta, et nad veel ei nõrkeks. Ilmselt õpilaseks olemise esimene aste on teatud mõttes sisemine huvi, midagi teada saada, midagi juurde saada teadmiste osas ja siin selles on nii ilusasti balansis see õppimise protsess. Jeesus ütleb, et mul on ülesanne. Ja jüngrid vastasid, aga kust me siin kõrbes nõnda palju leiba võtame, et nii suure rahva hulga kõhud saaksid täis. Nad on 100% heas õpilase staatuses. Sellepärast, et nad ei oska lahendada ülesannet, aga nad usaldavad õpetajat ja küsivad talt lahendust. Kust me siin kõrbes nõnda palju leiba võtame, et nii suure rahva hulga kõhud saaksid täis. Ja kuna neil on selline huvi, siis saab Jeesus vastata ja ütleb, et mitu leiba teil on. Nemad kohe ütlevad, 7 ja mõned kalakesed. Eelmises loos oli neil ainult 5 leiba. Ja ta käskis rahva hulgal maha istuda, võttis need 7 leiba ja kalad ning tänades murdis ja andis jüngrite kätte. Jüngrid aga rahva kätte ja nad kõik sõid ja jõid kõhud täis ja ülejäänud palakesi korjati 7 korvitäit. Sööjaid aga oli 4000 meest ja peale selle veel naised ja lapsed. Ja kui Jeesus oli lasknud rahva hulgal ära minna, astus ta paati ja tuli Magadani piirkonda. Teise tõlke kohaselt Magdala piirkonda. Et see on, võiks öelda, õpetaja saab midagi õpilastele õpetada, aga loomulikult on see poolik protsess. Ja kohe läheb see sündmus edasi ja vastas kaldale minekul olid jüngrid unustanud leiba kaasa võtta. No see ei ole, ütleme ju pühakirja selline põhitekst, vaid tagantjärgi jüngrid püüavad põhjendada, miks nad niimoodi käituvad. Ja mida me näeme, Jeesus hakkab jälle õpetama. Aga Jeesus ütles neile, vaadake ette ja hoiduge variseride ja saduseride haputaignast. Ja kohe takerdub õppeprotsess. Nad ei pöördu õpetaja poole, vaid hakkavad omavahel arutama endamisi. Vaat see ongi see, et me ei võtnud leiba kaasa. Saite te ikka sellest teemast aru, mida Jeesus tahtis öelda? Jeesuse reaktsioon, märgates, et nad hakkavad omaette arutlema, võiks öelda, et tema jaoks on probleem, et jüngrid on lakanud olemast õpilased. Ja Jeesus ütleb märgates, mis te arutlete endamisi, te nõdrausulised, et teil ei ole leiba. Kas te ikka veel ei mõista? Kas teil ei ole meeles? Kas te ei ole õppinud? Näete, Jeesusel on see sama probleem, mis oli sellel inimesel. Ta oli jüngrite keskel ja vaatas neid ja kuidas on võimalik, et te olete minu kõrval, aga te ei õpi. Ei oska õppida. Ja
tuletab meelde, et kas teil ei ole veel meeles need 5000 ja mitu korvitäite saite. Siis kordab uuesti 4000 ja mitu korvitäite saite. Kuidas te siis ei mõista, et ma teile ei öelnud leibade kohta? Hoiduge variseride ja saduseride haputaignast, ja siis nad mõistsid, et ta ei käskinud hoiduda leiva haputaignast, vaid variseride ja saduseride õpetusest. Nii et õpilase seisus läks edasi. Ja ma arvan, et kui ma vaatasin korra õpiprotsessi sisse, mis asi on üldse õppimine, siis ma sain aru, et äkki sellel inimesel, kes vaatles meie hingamispäeva kooli tunde kõrvalt ja ütles, et ei oska õppida, võib olla isegi õigus. Aga ei ole mina see, kes seda otseselt saab öelda, ma saan ainult iseennast vaadata. Aga ma saan teie ette asetada õppimisprotsessi peamised osised, millest üldse õppimine koosneb, et ma saan ära tunda, et kui mina olen kuskil õpetaja ja kuskil on õpilane, siis kas see õpilane on õpilase nii-öelda hoiakus õppimas või midagi muud tegemas. Ja öeldakse, et õpiprotsessi peamine ja esimene osa on motivatsioon. Ehk õppimine algab vajadusest, huvist, eesmärgist. Selleks võib olla sisemine huvi või eneseareng, aga võib olla ka väline, mingisugused hinded või tunnustus või olen õpiprotsessis sellepärast, et äkki keegi näeb, et ma ei osale hingamispäeva kooli tunnis. Väga erinevad võivad olla need motivatsioonid, miks me üldse mingis õpiprotsessis oleme. Ja on öeldud, et kui motivatsiooni ei ole, sa ei tule õppima, siis on õppimine aeglasem ja vähem tõhus. Nii et esimene on motivatsioon. Kui me vaatame seda 2 lugu, mida me lugesime, esimeses loos on õpilastel motivatsioon olemas. Neil puuduvad igasugused arusaamised, kuidas need 4000 inimest sööta ja Jeesus saab neile seletada ja nemad õpivad. Teine õpiprotsessi osis on siis taju ja tähelepanu. Mis tähendab, et õppija suunab tähelepanu uuele infole. Ma olen ise siin olnud lähiaegadel ka ühes õppeprotsessis ja tihtipeale, kui õpetaja hakkab rääkima midagi, siis sa tunned ära selle vahe, kas inimene on õpilane või hindaja, kes vaatab tõsiselt, et ei tea, kas sa ikka õigesti räägid. Et ta ei ole mitte õpilasena seal koha peal, vaid sellise, kuidas öeldakse, audiitorina või kes annab nagu hinnangut, kas see jutt oli õige või mitte. Aga kui keegi on õigesti motiveeritud õppima ja oskab õppida, siis õppija suunab tähelepanu uuele infole. Ta kuulab ära, mis on öelda, antud hetkel esimesel juhul on see punkt siin olemas. Jeesus öeldakse, kust me siin kõrbes nii palju leiba võtame. Et nad tahavad uut informatsiooni. Ja neile antakse see uus informatsioon. Nad olid õppijad. Tõsi, variserid ei olnud kunagi õppijad. Nad tulid ju alati Jeesusest, kuidas seda öeldakse, otsima komistuskivi temast. Nad ei tulnud õppima mitte kunagi. Nad küsisid palju ja sellepärast on pühakiri kirjutatud. Aga nad ei tulnud õppima. Nad ei olnud õpilased. Ja üks inimene, kes tuleb ja lihtsalt nii-öelda uut informatsiooni eksamineerib, on vilets õpilane. Tõsi, ta tegelikult ei olegi õpilane ja me saame siinkohal nimetada ka jünger. Et kui inimene tuleb hingamispäeva kooli ja ta tahab saada uut infot, mis toetab teda, siis ta õpib hästi. Ja kõrvalolija, kes on õppimise protsessi õppinud, saab aru, et tegemist on õpilasega, hea õpilasega. 3. punkt on siis info vastuvõtt ja mõtestamine. Sa võtad selle uue info vastu ja seostad juba olemasolevate teadmistega. Toimub siis selline analüüs, võrdlemine, seoste loomine
ja see on tegelikult, öeldakse, see koht, kus õppimine üldse toimub. Kui inimene võtab selle uue vastu ja seostab, siis seda nimetatakse õppeprotsessiks. Ja see on väga oluline osa. Ja kui info on vastu võetud, ei ole õppimine veel lõppenud. Järgmine etapp on meelde jätmine ehk mälu. Info salvestub lühimällu ja sealt pikaajalisse mällu. Kordamine, harjutamine ja rakendamine tugevdavad mälus jälge. Nii et kui ma olen motiveeritud õppima, võtan uue info vastu, see tähendab, et kui antakse, siis inimene kuulab, paneb tähele. See protsess takerdus ju teisel juhtumil. Jeesus ütles neile, vaadake ette ja hoiduge variseride ja saduseride haputaignast, aga nemad arutasid endamisi, see tuli meid hurjutama. See ongi see, et me ei võtnud leiba kaasa. Ja midagi uutel pole meile midagi öelda. Ja oligi õppeprotsess katkenud. Ja Jeesus ütleb siis, et no millega te tegelete, armsad jüngrid? Arutlete selle endamisi ja ikka veel ei mõista ja sellised probleemid. Aga kui ma olen meelde jätnud terviklikus õpiprotsessi sees, oli juba natukene viidatud sellele. Rakendamine, õpitu rakendamine tugevdab mälus jälge. Ja 5. võibki siis öelda, et järgmine õpiprotsessi osis on rakendamine. Ma õppisin midagi ja rakendasin seda. Siin lausa jüngrid jagavad seda, mis nende kätele on antud ja korjavad kokku pärast ja rakendavad seda õpitut. Ja öeldakse, et õpitu kasutatakse praktikas erinevates ülesannetes, probleemide lahendamisel, aruteludes ja rakendamine kinnitab teadmisi ja näitab, kas mõistmine on tegelik. Ja vot siinkohas ma hakkasin tõsiselt mõtlema, kui suur on see osa meie õpiprotsessis, mida me hingamispäeva koolis õpime, mida me ka ellu viime. Et kui meil on hingamispäeva kooli õppetükis missiooni teemalised punktid, et kas siis meie missionitöö elavneb pärast seda õppetükki. Või kui on kümnise teemalised ja annetamise teemalised õppetükid, kas siis hüppeliselt kasvab meie annetuste ja kümniste hulk koguduses, sest see on ju tegelikult, sa oled huvitatud sellest teemast, sa õpid uut sisu, uuendad oma suhtumist, seostad eelmise infoga, mis sul juba on ja rakendad seda. Ideaalis võiks see ju nii olla. Kas ta praktikas nii on teine asi. Ja sellega ei ole õpiprotsess lõppenud. Nüüd tuleb õpiprotsessis koht tagasisideks. Tagasiside on see koht, kus tagasiside võib tulla õpetajalt, kaaslastelt või enesehindamisest. Tihti on hingamispäeva koolis võimalik küsida, kas te mäletate teemat, mida me eelmisel hingamispäeval õppisime? Kui kerge on seda vastata? Ilmselt, kui sa oled saanud uut infot, seda olemasolevate teadmistega kuidagi sidunud, seostanud, oled salvestanud selle info, rakendanud seda ellu, siis tagasiside ajal sa ütled, ja, väga hea. See oli sellel teemal, oli eelmisel hingamispäeval juttu. Ja tagasiside võib tulla õpetajalt, kaaslastelt, enese hindamisest ja see aitab mõista, mis on selge ja mis vajab täiendamist. Vahest ma kuulen neid lugusid, mida ma olen rääkinud kolmandatelt isikutelt ja sa saad aru, et ma tunnen ära selle loo, mis on räägitud. Ma tunnen ära seda, et ta on seda minult kuulnud. Aga ikka väga palju on selles loos ka vahele jäänud ja puudu jäänud.
nii et tagasiside on see, mis annab ühe osa õpiprotsessist. Ja lõpuks viimane osa on reflektsioon. Õppija mõtleb läbi, mida ta õppis, kuidas ta õppis ja reflektsioon aitab kujundada paremaid õpistrateegiaid tulevikuks. Ehk siis reflektsioon on õppimise analüüs ja teadlikkus, mis sunnib sind edasi õppima. Et võiks öelda, et see protsess õpiprotsessis on tsükliline. Reflektsioon loob aluse uuele õpimotivatsioonile. Et kui nüüd seda lugu siin vaadata, siis järgmisel korral, kui Jeesus hakkab juba rääkima oma üliõpilastele või õpilastele, vaadake ette ja hoiduge variseride ja saduseride haputaignast. Oi Jeesus, me täname, uus tund algas. Mis uut informatsiooni on sulle meile anda? Sa räägid tõesti uuest teemast ja Jeesus saab õpetada. Ja hurjutamisel ei ole põhjust. Aga Jeesus oli ju hädas oma õpilastega. Nii et iga etapp selles õpiprotsessis, mida sai mainitud, siis toetab järgmist. Ja mis tähendab seda, et kui mul on motivatsioon tulla uusi asju õppima, aga järgmisi etappe ei tule, siis võib öelda, et ma olen olnud halb õpilane ja ei ole koguduse jaoks kohutavamat asja, kui jüngrist ei ole saanud jünger ehk õpilane, kes ei käi iga uue informatsiooniga niimoodi ümber ja ta soovib teha jüngreid. Teine tuleb su juurde, vaatab sind õpilasena ja ütleb, aga mul ei ole sinust midagi õppida, sa ei ole isegi ennast kurssi viinud õpiprotsessiga. Õpiprotsessis on motivatsioon, huvi uute asjade vastu, õppija suunab oma tähelepanu uuele infole, tal on taju ja tähelepanu, tal on info vastuvõtt ja mõtestamine, meelde jätmine, rakendamine, tagasiside ehk kontroll, kui hästi see on meelde jäänud ja siis analüüs, kas see eelmine on õpitud ja kas ma tahan veel midagi uut juurde õppida. Üks definitsioon jüngri kohta ütleb niimoodi. Jeesuse aegadel oli jünger täielikult pühendunud järgija, kes õppis õpetajalt mitte ainult sõnu, vaid kogu eluviisi. See hõlmas loobumist, lähedast kooselu õpetajaga, praktilist õppimist ja missiooni täitmist. Jüngerlus oli elu muutev ja kõike hõlmav teekond, mitte lihtsalt intellektuaalne õpe. Kui ma selle definitsiooni endale leidsin, siis ma sain aru sellest inimesest, kes ütles ja tundis ja ilmselt oli endale selgeks teinud õpiprotsessi peamised osised. Vaatles kõrvalt ja ütles, et jah, siin ilmselt tegeletakse intellektuaalse õppega, aga siin ei õpita. Ja ma arvan, et kui me otsime neid põhjuseid, miks ei pruugi minu, kuidas seda öeldakse, teekond ja olemine olla ahvatlev teistele inimestele, aga võib-olla ma olen juba nii vana, et ma enam ei õpi. Ometi jüngriks olemine ei ole ju midagi sellist, mille kohta Jeesus kunagi ütleks, et see on lõpetatud. Ei ole midagi ilusamat kui üks vanem inimene, kes huviga õpib uusi asju. Ja Jeesus astas nende juurde ja kõneles neile, minul on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja püha vaimu nimesse, õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teid käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Jeesuse aegadel oli jünger täielikult pühendunud järgija, kes õppis õpetajalt mitte ainult sõnu, vaid kogu eluviisi. Hõlmas loobumist, lähedast kooselu õpetajaga ja praktilist õppimist ja missiooni täitmist.
jüngerlus oli elu muutev ja kõikehõlmav teekond, mitte lihtsalt intellektuaalne õpe. Aamen. Hea ja armuline taevane Isa, on väga suur rõõm olla sinu poolt kutsutud. Sina tead, et meie käes on väga suured teadmised tänapäeval ja teadmiste sees võime olla. Aga suurim teadmine ja viljakam teadmine on olla sinu õpilane. Otsida igal päeval sinult uut informatsiooni. Otsida seda selliselt, et see kinnistub meisse ja seostub kõige selle eelnevaga, kuid kõige tähtsam, et see, mida ma õpin, ei jää mulle lihtsalt selliseks avastuseks või meeli kõditavaks teadmiseks, et nüüd ma tean. Ei ole ühtegi teadmist, mida piiblis ka osaduse plaanis antakse, mis ei ole rakendamiseks. Et kui on öeldud armasta oma ligimest nagu iseennast, siis see ei ole intellektuaalne teadmine, vaid see on midagi, mida sina kindlasti aitad ja juhendad praktikasse viia. Aita leida ennast jüngrina. Juba sina tead, et motivatsioone võib olla erinevaid. Lihtsalt sinuga on hea olla ja sinust on hea õppida. See võib olla see, et vastutus nende inimeste eest, kes lähenevad ja kui nad ei näe, et ma olen õpilane, siis kuidas temagi saab õpilaseks? Motivatsioon on erinevaid, aga juhi sina osalema meid ja uurima ka seda õpiprotsessi, nii et me oleme äratuntavalt õpilased. Tänu sulle, et sa selleks annad tarkust ja ligiolekut ja vahest ka pragad meiega, nii nagu Jeesus oma jüngritega seal, kui ei olnud päris õpiprotsessis ja kõik selleks, et paremini sind mõista. Me täname Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.